kas sa tead, kes oli see inimene, kellele ingel ütles, issand on sinuga, sa tubli mees? See oli Gideon ja kohe kurtis Gideon oma rahva kurba saatust. Midianlased rõhuvad meid, siis issand ütles Gideonile, aga mine sina ja vabasta oma rahvas. Mina? Mis mõttes mina? Oled see ikka sina, issand, kes minuga räägib? Tee üks tunnustäht. Ja issand tegi tunnustähe. Millise nimed, seda võite lugeda kohtumõistete raamatu 6. peatükist. Kui Gideon oli veendunud, et see on tõesti issand, kes temaga räägib, siis oli Gideon veendunud ja paistis silma vaprusega. Nüüd võite ära arvata, millest alustas Gideon, kui ta hakkas oma rahvast võõrvõimu ikke alt vabastama. Ta raius maha viljakustulba, tähendab, ta alustas ebajumalate kõrvaldamisest. Vahel, kui elus on raske ja hädad tulevad väljastpoolt, algab lahendus ikka meie seest, tuleb meie südamest. Ka välise rõhu ja kõrvaldamine algab meele parandusest. Seepärast ära imesta, kui sulle öeldakse, paranda meelt.